tänase päeva esimene kaart on karikate 4. karikate 4 on läbipõlemise kaart. See on see koht, kus te olete teinud nii palju, te olete näinud meeletult vaeva, te olete pingutanud ja resultaati ei ole mitte kuskilt näha. Ainukene asi, mida te tunnete, on väsimus ja see, et teid ei hinnata ja teil on veel nii palju teha. Ja tõtt-öelda mitte miski ei paku enam huvi, sellepärast et kõik on kuhjunud üle pea. Ja see on ka see samamoodi, et ei soovi mitte midagi. Väga paljud tegevused, mida te teete, võivad tunduda hästi monotoonsed ja tüütud ja tülikad. Ja sellele kõigele keskendudes, et te mitte midagi ei taha, te jätate tegelikult märkamata hästi palju võimalusi, mis teil olemas on. Ja te jätate need kasutamata. Võib-olla oleks aeg puhata, aga võib-olla oleks aeg mitte keskenduda sellele, kuidas te mitte midagi ei taha, vaid hoopis keskenduda sellele, kuidas asja paremaks teha. Kaart number 2, imperaator. Autoritaarsete iseloomuomadustega, juhi omadustega, meesterahvas. See on see mees, kes on minu moodi või mitte mingit moodi. Kes ütleb hästi karmilt, et nii, et mina juhin protsessi, mina juhin seda kõike, see on minu impeerium ja teie allute minu käsklustele. See on väga distsiplineeritud inimene, ta on täielikult oma ala tipp. See võib olla võib-olla isegi kunstnik, üldjuhul võib-olla sõjaväelane. See on väga-väga distsiplineeritud inimene. See võib olla mõni oma ala tippjuht, liider, professionaal või võib see ka olla hoopis sportlane, tippsportlane. Siia alla käivad ka kulturistid, sest nad on äärmiselt distsiplineeritud. Ja kui päevakaart, siis see võib mängida rolli ka sellise meesterahvaga kokkupuutumist. Tähemärgilt üldjuhul on tegu jäära või mõned muu tähemärgiga, kuid samas võib see ka tähendada, et te peaksite rohkem kasutama oma sisemisi liidriomadusi. Nii tööde delegeerimises, nii emotsioonidest kõrvale vaatamisel, võib-olla olema natukene karmim, nii enda kui teistega, kui ka end rohkem distsiplineerima. Mõnikord kutsus kaart üles ka olema distsiplineeritu. Mul läheb seda raudselt vaja, eile võtsin 2 purki Nutellat, täna lihtsalt pedelesin 2 tundi peale koju jõudmist. Ja 3. kaart tänaseks on Sauade 8. Sauade 8 on äärmiselt kiire kaart, kui mitte kõige kiirem kaart siin pakis. Võib-olla ainult tõld on kiirem. Aga see kaart näitab, et te jõuate tänase päeva jooksul kõik tehtud, mida plaanid olete. Ja kui see näitab ka seda, kui tunnete, kuskil olete paigal tammunud, on olnud mingi seisak, et midagi ei liigu edasi, siis nüüd on see järsult liikuma hakanud. Te näete, kuidas see progress toimub teie silme ees. Kõik käib meeletult kiiresti, kiiremini, kui te suudaksite arvata. Kõik läheb plaanipäraselt. Igale poole, kuhu peate jõudma, igale poole te jõuate. Kui on pakkumised, tuleb kohe vastata, ei tasu jorutada, muidu ei jõua, jääte ilma. Kui teie suhe on jäänud soiku, siis on järsk elavnemine.